elas kord 7 maa ja mere taga üks ilus kuninganna. Nii käivatses kuninganna saada tütart, kelle juuksed oleksid mustad, kui abiturientide südametunnistus. Huuled punased, kui teisipäevane borš ja nahk valge, nagu uurimistöö esimene lehekülg. Ja nii sündiski. Kuninganna sai endale tütre, keda hakati kutsuma lumivalgekeseks. Kuid kuninganna pidi selle nimel loovutama enda elu. Isi võttis uue naise. Uus kuninganna oli Pihv, nagu Markus Müüri peal. Aga lumivalgeke oli ka suht Pihv. Sellepärast oli uus kuninganna suht kade. Iga päev leidis ta peeglis nõudes vastust küsimusele. Peeglike seina peal, kes on Pihveim kogu maal? Iga kord vastas peegel. Teie on kuninganna. Kord lumivalgekesest oli juba sirgunud noor naine. Läks kuninganna peegli ette ja kordas seda sama küsimust. Peeglike seina peal, kes on kauneim kogu maal? Peegel vastus. Sa oled suht Pihv, aga lumivalgeke on nagu sitaks räme Pihv. Selle vastusega ei saanud kuninganna kohe kuidagi rahulda. Nüüd läks kuninganna jahimehega äriasju ajama. Ta käskis tal lumivalgekese hirve viia, tuua talle sealt lumivalgekese sütt ja sellest kokkadel mõnus reedene praad valmistada. Ma olen hirvepark. Jahimees asutas end minekule. Aga hirves läks tal süda härdaks ja ta soovitas lumivalgekeselt põgeneda sinna, kust kuninganna teda kunagi üles ei leida. Tüdruku südame asemel viis ta kuningannale hoopis hirve südame. Lumivalge eksles mööda tundmatuid tänavaid ja lõpuks väsis ära. Mõne aja pärast jõudis ta väikese majakeseni, kuhu ta pikemalt mõtlemata sisse astus. Leide seest voodi keeras neiu ennast magama. Mõne aja pärast jõudsid päkapikud koju.
oma suureks rahuloluks leidsid nad oma voodist normipihvi. Päkapikud lubasid lumivalgekesel enda juurde elama jääda, juhul kui ta teeb nende eest majapidamistöid. Lumivalgeke nagu tüüpiline loll luud, niikuinii viitsinud tööl käia, nii et talle sobis olla niisama kodus. Siuke oli diil. Päkapikud läksid omi asju ajama. Nad ütlesid lumivalgekesele, et ta ei teeks ust mitte kellelegi lahti, sest väljas varitses teda hirmus oht. Lumivalgeke jäi üksi koju ja varsti koputas uksele mingi kole luud, kes oli tegelikult kuninganna ja pakkus lumivalgekesele õuna. See õun oli tegelikult veits imelik. Ja jäi lumivalgekesele kurku kinni ja ta hakkas veits paha ja ta põmst langes koomasse. Lollid päkapikud arvasid, et pihv on läinud ja korraldasid matused. Kõik päkapikud nutsid. Järsku hakkas kaugusest kostma tasast lõbinat. Lõbin muutus tugevamaks ja päkapikud lootsid, et tulemas on prints, kes suudab lumivalgekesele teha väikese renessansi. Ja tuligi prints, kes... Oodake! Kes pääs? Me ju leppisime kokku, et siin muinasjutus ei ole ühtki meest teha. Mis see auk meile lehise ja muinasjuttu vaja? Vaat pole lämburgus sellest. Lähme.